Nii ja hei sulle ja täna on meil siis aprillikuu lõpp ja ma sain juba mitu küsimust, et Heidi, pane maikuuks kaarte. Ja ma mõtlesin, et okei, ja ma võtsin täiesti oma uue kaardipaki siia, mis mul on, ja teise võtsin inglite kaardipaki, sest ma tõesti tunnen, et täna on nagu selline hästi selline, kus justkui juhatus tahab läbi tulla. Täna on selline päev, kus hästi palju juhatust tahab läbi tulla. Ja, ja et sa saaksid nagu maksimaalselt hea sõnumi enda jaoks, et võib-olla ma räägin sulle infot siit ja see sind kõnetab, aga et sa saaksid veelgi täpsemalt, sa võiksid valida ühe numbri 1-5 ja võiksid endale paberile ka kirja panna, sellepärast et võib-olla minu jutu sees läheb sul meelest ära, mis numbri sa valisid. Kui saad otse, sa võid siia chati panna. Ja nagu ma ütlesin, siis on mul sellised ilusad kaardid, selline kaardi peal on selline linnuke, kes puurist välja tuleb, nii et need on siis sellised spirituaalsed energiakaardid ja mõnel kaardil ei olegi selle kaartidel ma võin leida sul igasuguseid asju siit, on ju, nii et vaatame just täna nagu maikuus, et mis on see, millest sa peaksid lahti laskma ja mis on see, mis on sul juhatus, on ju. Nii et vali üks number 1-5, nii et sa võid ka 2 numbrit valida. Nii. Nii et sul võib olla siis, ma natuke räägin ka enne, kui ma üldse selle kaardipaki juurde siin lähen. Sul võivad olla väga erinevad teemad, mis praegu nagu üleval on ja kui ma nüüd nagu räägin natuke sulle, siis võib-olla sa võib-olla tunned, et sul võib olla selline nagu selline rahu blokeering, ehk siis on inimesi, kes nagu ei lasegi oma energiast seda rahu nagu tulla, on ju. Et minul on kogu aeg on selline suht mõtete vaikus, on ju. Ja, ja, ja see tähendab seda, et paljudel inimestel on hästi palju mõtteid ja hästi palju stressi tuleb sellega, et see nagu hästi palju seda muretsemist ja sellist lugu ja seda ette nagu tundmist. Aga ma täna nagu arvan ka, et maikuus võib olla, see on ju kõik ju, mis looduses toimub, on ju. Me oleme ju osa keskkonnast, on ju, et lilled õitsevad, kohe lähevad õunapuud, kirsid on ju õitsema Eestis, on ju. Et kuidas sa saaksid rohkem sinna rahuseisundisse. Nii et kui sa oled valinud numbri, siis sa võid endale kirja panna, nagu ma ütlesin, või siis sa paned chati, kuidas sa sind tunned, vaatad järgi, siis pane video alla. Ja siin on siis erinevad kaardid, ma võtan siis siit 5 erinevat kaarti. Kui sa valisid number 1, siis tuleb sulle siis selline kaart. Ma loen siit tagant ära, mis siin on ja ma räägin lihtsalt seda infot, mis mul tuleb. Ja sina võta siis vajalik info endale siit, on ju. Et võta see vajalik info endale ja ebavajalik jätta kõrvale ja kui sa sind kõnetab, siis anna mulle pärast kas Facebooki grupis teada või kus iganes, siis kirjuta Messengeri mulle. Ja. Sa peaksid oma energeetilist välja kaitsma. Ehk siis ma natuke räägin, mis see sõnum endast siis koosneb, et meil on kõikidel on selline mull, on ju, mille ümber me oleme, et on see, kus sa tead, et sa oled päriselt sina ise, on ju. Ja siis mõnikord väga paljud inimesed kaotavad selle mina ise tunde. Ja kui sa valisid 1, siis sa peaks tegema kõik oleneva, et saada maikuuks selle mina ise mulli tagasi. Ma natuke seletan sulle veel natuke lahti, mis see mina ise mull on. Kas see kõnetab sind, on ju? See mina ise mull on siis, et me räägime enda moodi, me kommunikeerime enda kohta enda moodi, me tunneme, et me oleme meie ise, on ju. Ja inimesed väga paljud ei tunne, et nad on meie ise, sellepärast, et nad libisevad enda energiast ära, on ju. Nad libisevad nagu libe kala oma energiast ära ja nad manifesteerivad oma elu hoopis teistel alustel, hoopis teistele inimestele. Nad on mingites teises energias, et nad ei saa neid asju, et nad ei ole nagu kindlad enda energias. Aga kõik edu, mis sul maikuus tuleb, on eelkõige seega, et sa oled sina ise. Kõige parem on selle ise fooni saada sellega, et tegeleda millegagi, mis on su lemmiktegevused, on ju. Et lihtsalt võta nagu mingid ankruks, mingid lemmiktegevused, näiteks minu lemmiktegevus on näiteks
täiesti selline tegevus, mis nagu justkui ei ole tegevus, aga mulle meeldib näiteks aknast välja vaadata, linnukesi vaadata või istun terrassi peal, vaatan linnukesi, onju, vaatan, mis aias toimub, onju. Et see tundub, et see ei olegi nagu tegevus, aga samas see on väga tegevus, ma tean täpselt, mis linnud meie aias käivad, onju. ma tean täpselt, kes lindude nimed, ma kõiki neid asju tean, onju. ja see on minu jaoks tegevus, onju. Et kui mul oli just poeg nädalavahetus, ma ütlesin, oo vaata, et näed, et kuldnokk on aias, on ju, õunapuu otsas, et vaata, kui äge, et juba nii varakult hommikul kohal on ju. Et vau, emme, et uskumatu, et sa nii tähelepanelik oled. Et see, et ma olen tähelepanelik ja ma olen nagu praeguses hetkes, aitab mul olla kohal, on ju. ja mida rohkem me saame valida, kas me oleme minevikus, kas me oleme tulevikus, kas me oleme praeguses hetkes saad kõige rohkem ära teha üldse energia jaoks, on ju. nii et ma loodan, et see kõnetas sind. Kui sa valisid nüüd number 2 kaardi, jah, jälle selline tekst on ju, mul on ette sulle, siis sinu kaitseingel on sellel kuul Gabriel. Gabriel on siis selline ingel, kes annab nagu just intuitsiooni sõnumeid edasi. nii et intuitsiooni sõnumid on see, et näiteks meil kõikidel on siis, on ju, sa tead, see teadlik teadvus, alateadvus ja siis on see üliteadvus, ehk siis see kõrgem pilt on ju, mis on justkui nagu indiaanlased ütlevad, et nagu selline kotkas, kes näeb suurt pilti, on ju. nii et just see suur pilt ongi see tuleviku sina või see versioon sinust, kuhu sa oled liikumas, on ju, mida sinu hing soovib. ja sa peaksid nagu kogu aeg olema ühenduses siis selle nii-öelda selle üliteadvusega, on ju, sa oled siis looja, koos loojaga liikuda, on ju, enda teadvusest suuremasse, laiemasse teadvusesse, on ju. nii et meil on oma üliteadvus ja siis on meil nagu see laiem nagu üliteadvus, mis nagu on nagu ühenduses teiste üliteadvusega ja mis on selline, nagu öeldakse, et we are all, on ju, me oleme kõik, on ju. nii et sinu, Maigo, sõnum on see, et ühendust, veel rohkem ühendust proovida saada iseendaga, on ju, selle tulevikuversiooniga sinust. kui sul seda tulevikuversiooni veel ei ole, siis ma väga julgustan, tee stardipunktis moodulid ära, kuidas see tulevikuversiooni endale luua. ja siin sõnum ongi, et ole enesekindel, ole rahulik, ole nagu kaastundlik enda vastu, ole rahulik, kõik asjad on liikumises sellises pooles, nagu sa tahad. number 3 kaart, kui sul tuli, siis see on nüüd peaingel Fiona. Fiona on siis selline tervenemise, DNA tervenemise nii-öelda kaitseingel ja tema nagu siis aitab sul tervendada siis nagu selliseid nagu jäike suhteid, jäike olemisi, jäike mõtteid. nii et kui sa oled märganud, me mõtleme iga päev üsna sarnaseid mõtteid ja kui väga tihti öeldakse inimesed, et noh, et me peame muutma mõtteid, on ju, siis tegelikult kõik see muutuse protsess algab ikkagi, et läbi keha, et emotsioonid tulevad alati ees ja siis tulevad alles mõtted, on ju. et sa võid tunda, et sa oled vihane, aga sa mõtled, okei, mille pärast ma vihane olen, ma olen vihane sellepärast, on ju, on ju. et emotsioonid käivad alati ees ja see ongi see sõnum sulle, Maigos, et tööta, vaata, mida su keha tunneb, kas su keha on selles eas, kõrges, ägedas vibratsioonis, on ju, milles sa tahad olla, mis lainepikkust sa vibratsiooni välja saadad maailmale, et või sa oled selles kohas, kus on ärevus, kus on see, kus sa saadad sellest segast vibratsiooni, kus sa ei tea, mida teha, kus on see segaduse energia ja see ei tööta, see tõmbab kõik nagu üles, on ju. nii et tööta oma energiatega, stardipunktis on näiteks afirmatsioonide väljakutse, on ju, väga-väga hea, on ju. moodulitega, kui edasi lähed, sa kindlasti saad väga palju toetust. 4. kaart on siis selline, ka järjekordselt on siis peaingel Michael. peaingel Michaeli kaart ja ta ütleb, et hoia ennast olenditega, kes on kõrgel tasemel, kes on kõrgel energeetilisel tasemel
ja luba endal neid enda ümber nagu toimetada. Nii et mina nagu hästi palju panen selliseid energeetilisi barjääre enda ümber, mis tähendab seda, et mul on mingi normaalsus mingitel asjadel ja minu normaalsus on see, et ma ei tea, ma magan 9-10 tundi, onju, ma magan ühe ropsuga, onju, märkan hommikul puhanuna, onju. kõik need on minu normaalsumise energeetilised plokid, onju. nii et kuidas sina saad ennast tunnetada, tunned ennast toetatuna, mis on sinu nii-öelda need kõige miinimum barjäärid, millest saab peaengelane Maicel sind aidata. ja ma julgustan sul, küsi ka abi, onju, et küsi abi Maicel käest, et need barjäärid paika panna. nii, nüüd ma lähen viimase kaardi juurde ja kui sa valisid 5. kaardi, siis see on siis kaart on siis peaangel Metatron ehk siis tema siis tegeleb siis igasuguse sellise sisemise lapse hoidmisega, laste hoidmine, vanemad, igasugused suhted vanematega, lastega, mineviku õppetundide tegemised, on ju, igasugune julgus, õrnus, tervendus, selline, et kuidas saad nagu olla suhetes nagu armastav ja loov. Kuidas saad olla armastav ja loom? Ja kui me ütleme, kui ma räägin üldse suhete kohta, siis suhetes on hästi oluline see, et sa oled eelkõige, teed seda, mis on sulle hea. Eks, et me ei pea olema ka kellegagi suhtes, kes on meie vastu vägivaldne, solvav, kes ei pane meid ennast hästi tundma, on ju. Nii et pidada seda silmas ka kõikides teistes suhetes, on ju, et tunda ennast rõõmsana, tunda ennast õnnelikuna ja rõõmsana igal tasandil. Vot see oleks siis 5. kaardi maikuu üleskutse sulle.